Tere head kõik inimesed, kes te vaatate YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab. Head jätkuvat ja kauakestvat aastat uut teile. Nii nagu aasta lõpus sai soovitud teile valgeid jõule, nii ka sai. Olen võib-olla mingil määral süüdi. Ja loomulikult uus aasta on toonud meile üllatusi. Kõik üllatused ei ole meeldivad. Alustame esimesest üllatusest. Elektri hind on paljude jaoks kerkinud üle 300% ja see on fakt. Mida me oleme ka teada saanud? Me oleme teada saanud, et valitsusel ei ole praegusel hetkel veel mingit plaani, kuidas sellest olukorrast välja tulla. See on lükatud nüüd kohaliku omavalitsusele. Kohalikul omavalitsusel ei ole veel peale lihtsalt selge ülesande seda võimekust, kuidas kompenseerida ning küsimus on, kui palju kompenseeritakse. Isamaa on välja pakkunud ühe variandi, elektrituru reformi. Seda praegusel hetkel ei toetata. Leitakse, et nendes suurtes hindades, mis siis on, kui paljudel on hinnad juba kerkinud üle 300%, kas need pisikesed meetmed aitavad. Me ei tea, kas nad aitavad või aita, kuid see on vähemalt piskugi miskit, mis näitaks, et riik hoolib enda kodanikest. Seega valitsus võiks võtta kas või olemasoleva Isamaa elektrituru reformi ja seda kas või kohendada, mitte aga seda koos pesuveega lihtsalt alla heites ja öeldes, et meil on see plaan olemas. Kaja, sul ei olnud ei pikka plaani ega ka lühikest plaani. Võta Isamaa elektrituru reform ja mõtle enda riigi inimestele. Rohepööre võib-olla nende kõikide muude sündmuste valguses tundubki praegusel hetkel täiesti arusaamatu ja asjatu. Ning eelmisel aastal Euroopa Liidu asjade komisjonis otsustas tegelikult komisjon, et neid eesmärke, mis me tahame endale võtta ja kohustusi ei saa arutada ainult üksikute komisjonide tasandil, vaid tuleb teha suurem parlamentaarne arutelu. Kui olulised on need eesmärgid praeguses kujunenud olukorras ja me teame, et meie võime siin Euroopas ju püksinööri pingutada, sest tuletan meelde, Euroopa Liidu osa selles ülemaailmses süsinikusaastes on 9% ja eestlased, kuulake nüüd, meie kõigi osa on selles 0,01%. Kas me peame pingutama siin veel püksirihma? Sest Venemaalt me hakkame seda gaasi ikkagi saama ja selle rohemärgistuses ei kahtle mitte keegi, sest ei taha ju keegi mitte rohemärgistust, vaid neid rohelisi mehikesi. Selline on kujunev olukord, aga lõpetame positiivse noodiga. Numeroloogid on öelnud, et kõik aastad, mis jaguvad kahega, on õnnelikud aastad. 2022 aasta jagub kahega. Jälgi ikka YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab ja oled kursis sellega, mis toimub nii Riigikogus kui ka Tallinna linnavolikogus.